Kevad. Eestis on aeg, mida paljud inimesed väga ootavad. Pärast pikka ja pimedat talve muutub loodus iga päevaga järjest elavamaks. Päevad lähevad pikemaks ja päike paistab tugevamalt. Kui talvel on õues sageli külm ja vaikne, siis kevadel tundub, et kogu maailm ärkab uuesti ellu. Esimesed märgid kevadest ilmuvad tavaliselt märtsi lõpus või aprilli alguses. Lumi hakkab sulama ja teedele tekivad väikesed lombid. Mõnikord on ilm veel muutlik. Ühel päeval paistab soe päike, teisel päeval sajab vihma või isegi lund. Sellest hoolimata tunnevad inimesed, et kevad on lähedal. Õhk muutub värskemaks ja lõhnab teistmoodi kui talvel. Kui lumi on sulanud, hakkavad inimesed rohkem õues liikuma. Parkides ja metsades võib näha jalutajaid, jooksjaid ja jalgrattureid. Lapsed mängivad mänguväljakutel ja inimesed teevad oma aedades esimesi kevadtöid. Paljud riisuvad lehti, puhastavad terrassi või istutavad esimesi lilli. Kevad on ka suur puhastuse aeg. Paljud koristavad oma kodu ja viskavad välja asju, mida nad enam ei vaja. Loodus muutub kevadel väga kiiresti. Puud kasvatavad värsked rohelised lehed ja rohi muutub iga päevaga kõrgemaks. Metsas võib näha esimesi kevadlilli, näiteks sinililli, ülaseid ja võililli. Linnud saabuvad tagasi soojadest maadest ja nende laul täidab hommikuid. Mõnikord tundub, et linnud laulavad eriti valjusti, justkui tahaksid nad kõigile öelda, et kevad on kohal. Kevad mõjutab ka inimeste tuju. Paljud tunnevad, et neil on rohkem energiat ja tahtmist midagi teha. Päike ja valgus teevad meele rõõmsamaks. Inimesed veedavad rohkem aega sõprade ja perega, käivad matkamas või lihtsalt jalutavad looduses. Kevad annab tunde, et algab midagi uut ja positiivset. Kuigi kevad võib olla vahel vihmane ja tuuline, on see siiski üks ilusamaid aastaaegu Eestis. See toob endaga kaasa värskuse, valguse ja uue elu. Kevad meenutab meile, et pärast pikka talve tuleb alati aeg, mil kõik kasvab ja muutub taas roheliseks.